Enamik inimesi arvab, et kolmas maailmasõda algab suure punase nupuga. Nad ootavad poliitilisi ultimaatumeid, hädaolukorra teateid ja aega, et kott pakkida. Aga tänapäeva suurriigid ei tegutse nii. Järgmine ülemaailmne konflikt ei alga ametliku sõjakuulutusega. See algab tõrkega. Üks eksinud rakett Mustal merel, häkitud elektrivõrk Ida-Euroopas, vale radaritäpp Moskvas. Kui see esimene viga juhtub, eemaldatakse inimlik otsustamine võrrandist. Salastatud sõjalised turvamehhanismid võtavad juhtimise üle ja mõne minutiga kustutatakse miljonid elud enne, kui avalikkus saab oma telefonidele isegi hoiatuse. Järgmise tunni jooksul võtame lahti kaasaegse ülemaailmse sõja täpse ajajoone. Me avame USA sõjaväe tegeliku salajase tegevusplaani sõjapidamiseks mitmel rindel. Kuid mis veelgi olulisem, peame vaatama kaugemale esmastest rünnakutest. Kui maailma suurimad suurriigid üksteist täielikult hävitavad, siis kes tegelikult pärib selle, mis tuhast alles jääb? Mina olen Josh ja see on Infographic Show. President Joe Biden on hoiatanud Venemaad, et kui Venemaa kasutab Ukrainas keemiarelvi, on sellel selged ja tõsised tagajärjed. Aga mis siis, kui see punane joon ületatakse? Mis juhtuks, kui USA ja Venemaa läheksid Ukraina pärast sõtta? 2 tundi enne sõda. Kuskil Lääne-Ukrainas satub Ukraina baas, kus viibib mitu tosinat Ameerika väljaõpetajat Venemaa raketirünnaku alla. Siin on Ameerika viimased 8 aastat koolitanud Ukraina tavavägesid ja eriüksusi ning nüüd töötavad USA väljaõpetajad käsikäes oma Ukraina kolleegidega, et valmistada 100 000 Ukraina reservväelast idas võitlemiseks ette. Rünnak on pigem sümboolne kui midagi muud. Venemaa näitab oma jõudu ja hoiatab USA'd, et see hoiaks end Ukraina sõjast eemale. Kuid juhuslik raketitabamus tabab Ameerika kasarmut. 15 Ameerika sõdurit hukkub Venemaa rünnakus 1 tund ja 45 minutit enne sõja algust. Ohvrid kinnitatakse kiiresti ja info edastatakse Washingtoni USA sõjaväe täiustatud ülikõrgsagedusliku satelliitsidevõrgu kaudu. 6 satelliidikonstellatsioon asub geostatsionaarsel orbiidil ja edastab andmeid häirekindlate sidekanalite kaudu USA, Kanada, Austraalia, Hollandi ja Suurbritannia sõjaväele. Teade ohvritest jõuab presidendi lauale vaid 2 minutit pärast rünnakut. President Biden kutsub kohe kokku kongressi erakorralise istungi. 15 minutit enne sõda. USA sõjaväelaste surm on Ameerika rahvale vastuvõetamatu. Venemaad on hoiatatud, et iga rünnak Ameerika varustuskolonnide või personali vastu oleks rünnak Ameerika enda vastu. Mõne vastuhäälega kiidab Ameerika kongress heaks ametliku sõjakuulutuse Venemaa vastu, eesmärgiga neutraliseerida Vene väed Ukrainas ja takistada neil riiki uuesti sisenemast. 5 minutit enne sõda. Pöördudes maailma ja rahva poole Valge Maja ovaalkabinetist kuulutab president Joe Biden välja Ameerika Ühendriikides sõjakuulutuse Venemaa Föderatsiooni vastu. Ta teeb selgeks, et selle sõja sõjalised eesmärgid on neutraliseerida Vene väed Ukrainas ja vabastada idapoolsed okupeeritud piirkonnad. USA maaväed ei sisene Venemaa territooriumile. See on katse piirata vaenutegevuse eskaleerumist ja vältida kohest tuumakonflikti puhkemist. Kui president oma sõnavõttu peab, on Ameerika Ühendriikide sõjavägi juba liikumas. Sõda. 1. tund. USA laevade tekkidelt üle kogu maailma ookeanide tulistatakse taevasse satelliidivastaste rünnakute läbiviimiseks kohandatud SM-3 rakette. Nende sihtmärkideks on Vene sõjalised ja tsiviilsatelliidid, mis aitavad Vene sõjaväeüksustele pakkuda side ja GPS-navigeerimist. Ameerika F-15 aitavad rünnakust tulistades suurelt kõrguselt oma enda satelliidivastaseid rakette. Rünnakud on piiratud ja sihipärased. Satelliidi hävitamine orbiidil tekitab tohutu rusupilve, mis võib kahjustada või isegi hävitada liitlassatelliite. Venemaa, mis on samuti valmistunud võimaluseks sõdida USA-ga alates Ukraina sissetungi algusest, vastab omapoolsete rünnakutega Ameerika satelliitide vastu. Kuid Vene relvade arv on väga piiratud. Sellisel viisil suudetakse neutraliseerida vaid 2 Ameerika täiustatud ülisuure sagedusega satelliiti. Võrdluseks Vene GPS muutub täiesti kasutuks kineetiliste löökide ja elektrooniliste rünnakute tõttu Vene kosmosesidevõrgu vastu. Ameerika laevad ja tiibrakettidega varustatud allveelaevad nii Vaikse ookeani kui ka Läänemere piirkonnas lasevad välja mitu täiendavat salve, seekord sihtides Vene maismaa ja mereväe infrastruktuuri. Mõne minuti jooksul pärast president Bideni sõjakuulutust lendavad 100 Ameerika raketid sihtmärkide poole Peterburis, Kaliningradis ning Vaikse ookeani mereväebaasides Kamtšatkal, Magadanis, Pavlovskis ja Sovetske-Gavanis. Ameerika allveelaev, mis oli salaja Musta merre sisenenud juba nädalate eest, alustab oma enda rünnakuid Vene mereväe rajatiste vastu Sevastopolis ja okupeeritud Krimmis. Vene õhutõrjeüksused tuvastavad läheneva raketirünnaku ja asuvad tegutsema. S-400 ja vanemad S-300 üksused jälgivad lähenevaid rakette.
Ameerika tiibraketid on allhelikiirusega ja kergesti tabatavad kaasaegsete õhutõrjesüsteemide poolt ning Venemaal on ühed maailma parimad õhutõrjesüsteemid. Siiski on see esimene salve tohutu ning kuigi 10 Ameerika tiibraketid hävitatakse, suudavad mõned neist läbida tiheda õhutõrje ja tabada oma sihtmärke. Õhutõrjeradarid on USA mereväe peamised sihtmärgid, kuid Venemaa on neid hästi kaitsnud, teades, et USA'l on õhus ülekaal. Ainult mõned USA raketid tabavad sihtmärki, tekitades auke Kaliningradi Vene õhutõrjevõrgustikku, kuhu enamik rünnakuid on koondunud. Vaikse ookeani piirkonnas leiavad rohkem USA rakette oma sihtmärgi, kuna seal on õhutõrje hõredam. Kuna sõda Ukrainas kulgeb Venemaa jaoks halvasti, on olulised õhutõrjeüksused eemaldatud Venemaa vähem tähtsast Vaikse ookeani piirkonnast, et tugevdada kaitset idas. Enamik Venemaa sadamaid Vaikse ookeani piirkonnas muutuvad kasutuskõlbmatuks. Vene mereväel on vaid murdosa USA mereväe võimekusest ning nende laevad hoitakse kodu lähedal, kus nad saavad kasutada õhu- ja maapealsete kaitsesüsteemide tuge. Siiski on mõned Vene allveelaevad Atlandi ja Vaikse ookeani vetes luuramas ning nende Vene sissetungijate jaht on alanud. Sõja esimese tunni lõpuks kutsutakse USA väed Euroopa baasidest puhkuselt tagasi mobilisatsiooniks. NATO kutsub kokku kiireloomulise koosoleku, kuid enamik liikmesriike ei soovi rakendada 5. artiklit. See kõik sai alguse Ukraina rajatisele tehtud rünnakust, kus juhtumisi viibisid Ameerika instruktorid. Ainult Poola nõustub liituma Ameerika sõjalise tegevusega peamiselt vajadusest. Poola piirneb nii Kaliningradi kui ka Valgevenega ning satub igal juhul Vene sõjaväe sihikule, sest see on ainus koht, kust USA saab Ukrainasse tungida. 3. tund. Poola õhus ja maapinnal asuvad õhutõrjeradarid tuvastavad kiiresti läheneva Vene raketilaviini. Sihtmärkideks on Poola lennubaasid, kus asuvad USA õhujõudude väed ja lennukid. Kaliningradist välja lastud rakette on raskem tõrjuda, kuna nende lennuaeg on lühem. Pooled neist suutsid USA ja Poola õhutõrjest piirkonnas mööda pääseda. USA on paigutanud Poola Patriot õhutõrjepatareid alates Ukraina sõja algusest, kuid nende ülesandeks on olnud kaitsta Poola Aegis Ashore rajatist, mis on pärast aastaid kestnud viivitusi ja ehitusprobleeme nüüd lõpule jõudmas. Poola on üks NATO tähtsamaid riike, arvestades selle lähedust Venemaale ja Venemaa Kaliningradi enklaavile. See tähendab, et võimas Aegis Ashore rajatis saab ühel päeval olema ühe maailma kõige tugevama raketi ja õhutõrjevõrgu nurgakiviks. Aga see päev ei ole veel käes ja rajatis ei ole endiselt töökorras. Venemaa pommitab ehitusplatsi kaugmaa rakettidega, kuid raketitõrje suudab suurema osa rünnakutest tõkestada. Mõned raketid pääsevad siiski läbi, põhjustades mõõdukat kahju, mis tagab, et rajatis ei saa enne sõja lõppu valmis. Poola lennubaasid saavad samuti tugevalt pihta, kuid rünnaku ägedus ei ole nii suur, kui kardeti. See on sellepärast, et Venemaa on Ukraina vastu peetud võitluses ammendanud suure osa oma täppisrelvadest ning laastavad sanktsioonid on muutnud varude täiendamise võimatuks. Venemaa ei tooda peaaegu üldse neid keerukaid elektroonikaseadmeid, mida tema moodsad raketid vajavad. Ja see, mis algas tuhandete rakettide suurte varudega, on nüüdseks oluliselt vähenenud. Kõiki alles jäänuid on vaja kasutada USA vägede vastu otse Ukrainas. 8. tund. Lennukid USA lennubaasidest nii kodumaal kui ka välismaal tõusevad õhku. Nad liiguvad Euroopa lennuväljadele, kus saavad toetada pealetungi Vene vägede vastu maapinnal. Ameerika tohutu 650 tankerlennukist koosnev laevastik, mis on maailmas suurim, tiirutab Atlandi ookeani kohal, võimaldades lühema lennukaugusega F-15 ja F-16 hävitajatel kodumaalt Euroopasse lennata. 36. tund. USA mobilisatsioon hoogustub ning väed valmistuvad varustuse ja personali transportimiseks laevadele, et alustada teekonda üle Atlandi ookeani. Maailma suurim õhutranspordioperatsioon on juba täies hoos. Ameerika kaubalennukid veavad vägesid ja raskevarustust Euroopasse. Kuid isegi Ameerika muiet avaldav logistikalaevastik ei ole piisav, et viia ründeoperatsiooniks vajalikus koguses varustust kohale. Praegu on Ukraina üksi ning Venemaa paiskab kogu olemasoleva elavjõu konflikti enne, kui USA kohale jõuab. 40. tund. Venemaa ei soovi teisi NATO liikmeid ärritada, seega oodatud sissetungid Balti riikidesse ei toimunudki. Samuti ei toimunud ka ugurünnakuid Ameerika tähtsamate baaside vastu Saksamaal. Selle asemel üritab Venemaa kiiresti kokku panna massiivset pealetungi Ida-Ukrainas. Nende strateegia on lihtne. Kui Venemaa suudab Ukraina kaitsejõud üle koormata, saab ta keelata USA-t ligipääsu riigile, kust Ameerika üritab Venemaad välja tõrjuda. Aga Ukraina kaitsjad on endiselt sama vastupidavad, isegi kui Venemaa mobiliseerib oma reservis olevad pataljoni taktikalised grupid lahinguks. See toob järgmiste päevade jooksul Ida-Ukrainasse 10 000 lisavägesid, mis koormavad kaitsjad üle. Samal ajal kehtestatakse Venemaal erakorraline sundvärbamine. 42. tund.
Kiruga oma missioonideks ettevalmistatud Ameerika B-2 pommitajad on viimased 17 tundi lennanud oma kodubaasidest Ameerika Ühendriikides. Nüüd on need varglennukid tunginud sügavale Venemaa õhutõrjetsoonidesse ja vabastanud oma lasti Kaliningradi sees asuvatele Venemaa radari- ja sidekeskustele. Eesmärk on sulgeda selle sõjalise enklaavi võime end õhurünnakute eest kaitsta ja seeläbi suruda suured Vene väeüksused paigale, takistades neil Poola vastu pealetungi alustamast. Rünnakus kaotatakse 2 B-2 lennukit, kuid kahju Venemaa side- ja õhutõrje infrastruktuurile on märkimisväärne ning suurendab oluliselt õhutõrje katvuses olevaid lünki. USA merevägi kasutab neid lünki ära, alustades täiendavaid raketirünnakuid, mida toetavad Vahemerel asuvatelt lennukikandjatelt startivad ründelennukid ja üle Euroopa paiknevad valmisolekuväed. USA vaenlase õhutõrje maasurumise ehk SEAD missioon eemaldab aeglaselt, kuid kindlalt Venemaa õhutõrjesüsteeme sõjaväelises enklaavis. Vene hävitajad üksi ei suuda Ameerika lennukitega, millel on paremad sensorid, elektroonika ja relvastus võistelda, kuid koos väga tugeva õhutõrjega muutuvad nad tõsiseks ohuks. 10 lennukid hävitatakse mõlemal poolel, kui Venemaa püüab oma õhutõrjet töös hoida ja takistada USA-l ja Poolal õhuruumi kontrollimist. Tund 60. Vene ründetuumal veelaev annab Balti meres tegutsevale Ameerika hävitajale laastava löögi. See on üks Venemaa moodsamaid allveelaevu ja kuigi see ei ole nii võimekas kui Ameerika omad, kujutab see siiski märkimisväärset ohtu USA mereväele tormilises Läänemeres. Allveelaeva jälitavad halastamatult pinnalaevad, mis teevad koostööd õhus tegutsevate allveelaeva tõrjelennukitega, kuid see suudab siiski tormivarjus märkamatult põgeneda. Sajasid Ameerika meremehi hukkub rünnakus ja mitme miljardi dollari väärtuses laev vajub lainete alla. Vene pinnalaevastik pole end veel lahingus näidanud, hoides rannikule lähedale, kus USA vägede jaoks on neid sihtida liiga ohtlik. 4. päev. Küberrünnakute laine raputab nii Venemaad kui ka USA-d. Mõlemad pooled lasevad teineteise vastu käiku kogu oma kübersõjavõimekuse. Mõlema poole tsiviilinfrastruktuurile tekitatud kahju on suur, kuid USA osutub vastupidavamaks ja 48 tunni jooksul toimivad Ameerika turud taas normaalselt. 6. päev. Sõda Kaliningradi pärast on viinud Venemaa kohalikud õhutõrjesüsteemid väikeste kaitsemullideni, kuid see on toimunud paljude Ameerika lennukite hinnaga. Kuid nüüd pommitatakse enklaavi halastamatult õhust, kuna Ameerika B-52D sooritavad ränki lahingulende oma kodubaasidest Ühendriikides. Euroopasse rajatakse varustus- ja logistikasõlmi, et suured lennukid saaksid tegutseda lahingupiirkonnale lähemal ja seega teha rohkem lahingulende. Kuid praegu peavad lennukid sihtmärkide ründamiseks ja koju naasmiseks tegema 1,5 päeva pikkuse edasi-tagasi reisi, mis aeglustab pealetungi tempot. Siiski on iga lennuki tohutu tulejõud Vene vägede jaoks laastav. Kuna maapealsed õhutõrjesüsteemid on õhu- ja raketirünnakutega tõsiselt kurnatud, saavad Ameerika ja Poola hävitajad nüüd lennata õhuülekaalu missioonidel Kaliningradi kohal, esitades Vene mikidele väljakutse õhku tõusta ja nendega lahingusse astuda. Nagu Ukrainas näidatud, ei ole Vene õhujõud kaugeltki nii võimekad, kui varem arvati, kuigi neid on endiselt väga palju. USA-l on mitu korda rohkem lennukeid, kuid praegu ei asu need Euroopas, mis toob mõlemale poolele arvulise võrdsuse. USA ja Poola vägedel on siiski eelis paremate sensorite näol, samas kui Venemaal on eelis manööverdusvõimes ja parem tõukejõu ja kaalu suhe, mis muudab nende lennukid õhulahingutes surmavaks. Kahjuks Venemaa jaoks on õhulahingute ajastu möödas ning enamik kokkupõrkeid toimub nüüd nähtavusulatuse tagant. 10 lennukid lastakse alla kõige ägedamas õhulahingus pärast teist maailmasõda ning kaotused on peamiselt Vene poolel. Esimese sõjanädala lõpuks on Kaliningrad tõsises õhust lähtuva ohu all. Kuid Ameerika Ühendriigid on rünnakutes kulutanud tohutul hulgal laskemoona ning peavad õhuoperatsioonid peatama, et anda aega taasrelvastumiseks ja ümbervarustamiseks. Mõneks päevaks valitseb taevas, mis alles hiljuti kajas duellivate hävitajate mürast, kummaliselt vaikus. Teine nädal. Teise sõjanädala alguses on USA väed hakanud Euroopasse kogunema märkimisväärses arvus. Meil kulub siiski veel aega lahinguks valmistumiseks ning isegi Ameerika tohutul logistikal võib võtta kuid, et viia USA tulejõud Euroopasse. Kuid väiksemad ja liikuvamad üksused on juba alustanud teekonda Ukrainasse ning suur hulk ründekoptereid koondatakse, et tõrjuda Vene maa pealetungi Donbassi piirkonnas. Nad ootavad lihtsalt USA õhujõudude ümberseadistamist, et need saaksid pakkuda vajalikku õhukatet. Uued Vene pataljoni taktikalised grupid on pärast kiiruga lahinguks ettevalmistamist Ukrainasse sisenenud. Kuid kiired ettevalmistused on tekitanud kaose Vene varustusahelates, mis olid juba enne sõja laienemist raskustes. Nüüd on Vene sõidukid ja sõdurid jäänud toppama massiivsetesse kolonnidesse, mis meenutavad Venemaa ebaõnnestunud pealetungi Kiievi suunas. USA lennukid kasutavad neile antud võimalust, kuid ainult F-35 suudab tungida ohtlikesse õhuruumidesse, mida pole veel korralikult turvatud. Sunnitud relvi kere sees kandma on F-35 väga piiratud tulejõuga ning rünnakud teevad vaenlase massiivsetele väekoondistele vähe tegelikku kahju. Siiski on need suur moraalilaks kurnatud Ukraina kaitsetele, kes on unistanud päevast, mil USA õhuvägi tuleb neile appi.
Kui teise võitlusnädala lõpp saabub, takerdub Vene pealetung idast taas. Seekord aga Venemaa halvatud logistika tõttu kasutavad Ukraina kaitsed võimalust taanduda ja endale hingamisruumi luua, varustavad end uuesti ja paigutuvad ümber uutele kaitsepositsioonidele. Venemaa üritab kasutada õhuväge, et pommitada Ukraina rindejooni, kuid avastab väga kiiresti, et see on viga. Ukraina taeva kohal luuravad mitmed Ameerika F-22 Raptorid, mis on saadetud Rapid Raptor programmi raames. Maailma parim õhuülekaalu hävitaja oli üks esimesi Ameerika lennukeid, mis sündmuskohale jõudis. Kuigi Venemaa võib oma territooriumil asuvat õhutõrjesüsteemidega ohustada Ukraina õhuruumi, on Raptorid nende kaitsesüsteemide jaoks liiga kaugel, et neid tuvastada. Vene lennukid kannavad suuri kaotusi enne, kui õhupealetung järsult lõpetatakse. 4. nädala jooksul on esimene Ameerika soomusbrigaadi lahingugrupp ületanud piiri ja sisenenud Ukrainasse. Teine järgneb kiiresti. Oodatud USA ja Poola pealetung Kaliningradi ei toimu kunagi, kuna USA ei soovi provotseerida Venemaad tuumarelva kasutama, tungides füüsiliselt tema territooriumile. Selle asemel surutakse sõjaväelises enklaavis viibivad Vene väed alla jätkuvate õhurünnakutega nende vastu. Ameerika pole saavutanud õhu ülemvõimu, vaid õhu dominantsi selles piirkonnas. Esimest korda ajaloos põrkuvad lahingus kokku Vene ja Ameerika soomusmasinad. Mõlemad pooled on selleks konfliktiks aastakümneid valmistunud, kuid pärast külma sõja lõppu on korruptsioon ja nõrk majandus õõnestanud Venemaa kunagisi võimeid. Esimene rünnak toimub sügaval öösel. USA väed kuni üksiksõdurini välja on kõik varustatud öövaatlusseadmetega. Vene vägedel on seevastu öövaatlusseadmed ja termokaamerad ainult nende rasketehnikal, jalaväelaste seas leidub vaid üksikuid öövaatlusseadmeid. Ameerika valitseb ööd ning rünnaku raev raputab Vene vägesid põhjani. Vene pataljoni taktikalised grupid on tohutud jõud, millel on väga jäik ülevalt alla suunatud juhtimisstruktuur. USA vägedel on aga suur autonoomia ning neid julgustatakse initsiatiivi haarama. Kuigi Vene pataljoni taktikaline grupp on arvuliselt ülekaalus, ründavad USA väed väiksemate ja palju manööverdamisvõimelisemate üksustega. Segadus öises lahingus, kus öövaatlusseadmeid on vähe, muudab olukorra Vene kaitsjate jaoks veelgi hullemaks. Vene T-90D, T-80D ja T-72D on Ukraina tankide vastu raskustes olnud. Kaasaegsete M1A2C Abramside vastu, mis on varustatud uusimate täienduspakettidega ja võitlevad ööpimeduses, on nad täielikult hävitatud. Ülimate sensorite ja tulejuhtimisarvutite abil sihtmärkideni juhitud Abramsi hõbekuulid läbistavad paksu Vene soomuse, servad põlevad ära, luues ise terituvat läbistajat, mis viib Vene meeskonna jaoks äärmiselt emotsionaalse sündmuseni. Vene tankid tulistavad vastu kahurist lastavate tankitõrjerakettidega, kuid Ameerika on sellesse esimesse lahingusse saatnud oma oda kõige teravama tipu. Kuigi mitte kõik Ameerika Abramsid pole varustatud Trophy vastumeetmesüsteemiga, on rünnakut juhtivad tankid sellega varustatud ning Iisraelis välja töötatud vastumeetmed osutuvad tõhusaks kaitseks nende väheste Vene tankide vastu, mis esialgsest kokkupõrkest ellu jäävad. Vene soomusmasinate probleem on see, et Ameerika tankid tulistavad neid kaugemalt, kui venelased ise suudavad, tänu Abramsi parematele tulejuhtimisarvutitele ja sihikutele. Kui Venemaa Ukrainas pole suutnud kasutada oma jalaväge soomusüksuste kaitsmiseks tankitõrje meeskondade eest, siis USA sellist viga ei tee ning pealetungile on kaasatud mehhaniseeritud jalavägi, kes kiiresti tegeleb ja kõrvaldab vastupanukolded, mis jäävad maha ülekaaluka soomusrünnaku järel. Jällegi annab USA vägede võime ööpimeduses näha neile ületamatu eelise palju vähem tehnoloogiliselt arenenud vastaste ees. Lähiõhutoetuslennukid töötavad koos maapealse rünnakuga, et purustada Vene positsioone. Kuulsad A-10 Warthogid lasevad oma võimsatest GAU-8 Avenger 30 mm kahuritest põrgu valla, samal ajal kui F-15D ja F-35D tagavad õhukatte võimaliku Vene migide sissetungi vastu. Kaugmaa ründemoona on hävitanud paljud Venemaa pikamaa õhutõrjesüsteemid piirkonnas ning SEAD-operatsioonid on oluliselt mürgestanud paljusid õhutõrjevahendeid otse Vene piiri taga, mis võiksid ohustada liitlasvägede lennukeid Ukraina õhuruumis. Kampaania on USA õhujõududele ja mereväele kalliks maksma läinud, kuid saadud kasu on seda hinda väärt, sest Ameerika lähitoetuse lennukid tambivad halastamatult Vene positsioone. Lühimaa õhutõrjesüsteeme on palju raskem sihtida ja hävitada ning mitmed Ameerika Apache kopterid langevad nende ning õlalt lastavate õhutõrjerelvade ohvriks. Tugevaid A-10 lennukeid on aga palju raskem alla tuua, kuna need on ehitatud külma sõja ajal just sellist laiaulatuslikku lahingut üle elama. Kokkuvõttes suutsid Vene õhutõrjesüsteemid USA õhujõududele põhjustada vaid väikeseid kaotusi, enne kui nad ise hävitati. Kui Venemaa pole suutnud üldse läbi viia ühendrelvaliikide operatsioone, siis USA annab Venemaa alarahastatud ja halvasti väljaõpetatud vägedele meistriklassi kaasaegses ühendrelvaliikide sõjapidamises. 5. nädal. Täiendavad Ameerika soomusbrigaadi lahingugrupid viiakse Ukrainasse. USA väed vahetavad Ukraina väed välja Venemaa rindel, andes kurnatud kaitsetele võimaluse puhata ja taastuda. Ameerika pealetungi peamine suund on Hersoni poole,
kus USA väed on praegu linnalahingutes Vene vägede vastu linna vabastamise nimel. Ameerika jalavägi on tänu 2 aastakümnele Iraagis ja Afganistanis hästi harjunud linnalahingutega, kuid maastik soosib kaitsjaid. USA kaotused on märkimisväärsed, kuid õhuülekaalu ja parema väljaõppega suruvad USA väed venelased Hersonist välja. Kohalik tsiviilelanikkond, kes on jäänud piiramisrõndas olevasse linna, tervitab ameeriklasi kui vabastajaid ja aitab neid võitluses Vene vägede vastu, muutes olukorra venelaste jaoks veelgi keerulisemaks. Hersonist väljaspool viivad USA erioperatsioonide väed iga öö läbi reide Vene logistiliste võrkude vastu, halvates varustustegevuse Hersonisse. USA vägedel on öösel tegutsemisel suur eelis venelaste ees ning samuti annab neile olulise ülekaalu kohalike tsiviilisikute täielik toetus ameeriklastele. Poola-Kaliningradi piiril on kokkupõrked tavalised, kuid täiemahulist lahingutegevust ei toimu. Poola väed on loonud võimsa kaitseliini, et takistada venelastel Poolasse tungimist. Kuid praeguseks on USA ja Poola õhuväed täielikult hävitanud Venemaa õhutõrjevõrgustiku sõjaväelises enklaavis. Kõik Poolat ohustavad Vene väed satuvad kohese rünnaku alla. Kaotused on olnud suured mõlema riigi õhuvägedele, kuid Venemaa kaotused on olnud veelgi suuremad. Poola ja Ameerika lennukid ei ole mitte ainult palju kaasaegsemad, vaid Venemaad kummitab ka sisemise korruptsiooni ja kehva hoolduse pärand, kui ta üritab pidevaid õhurünnakuid tõrjuda. Vene lennukite väljalendude sagedus langeb peaaegu kohe ja ei taastu kunagi piisavalt, et luua elujõuline kaitse. Asja teeb veel hullemaks see, et kriitiliste elektroonikakomponentide puudus on samuti halvanud Venemaa õhukaitset. Juba Ukraina vastaste lahingute ajal hakkas Vene sõjaväel õhukaitserakettidest puudus tekkima, kuid nüüd on kõik nende NATO vastaseks sõjaks mõeldud varud peaaegu otsas ja kodumaist täiendust pole võtta. Veel nädala või 2 pärast jäävad venelased ainult külma sõjaaegsete õhutõrjekahurite peale, mis on kõrgel lendavate sihtmärkide vastu täiesti ebaefektiivsed, kuid kujutavad siiski ohtu madalal lendavatele lennukitele. Esimese sõjakuu lõpuks on Vene sõjavägi väga raskes olukorras. See on juba 2-kuulise Ukraina lahingute tõttu kurnatud. Enamik USA maismaa lahingujõust pole veel piirkonnas, kuid on juba teel sinna. Ja need üksused, mis juba Ukrainas tegutsevad, avaldavad demoraliseerunud ja kurnatud Vene vägedele tohutut survet. USA kaotused on väikesed, Vene kaotused on suured ning paljud nende saavutused Ukrainas pööratakse tagasi. USA pole veel alustanud suurt kampaaniat Vene vägede vastu, oodates kuni enamik tema lahinguüksustest on riigis sees, enne kui alustatakse massiivset välksõda üle 800 miili pikkuse rindejoone riigi idaosas. Praegu tugevdavad ameeriklased Ukraina kurnatud kaitsjaid ja asendavad neid, et nad saaksid end taastada ja varusid täiendada. Ainult Hersonis on ameeriklased alustanud tõelist pealetungi, eesmärgiga avada koridor Krimmi. 6. nädal. Ukraina väed ja nende Ameerika liitlased lõpetavad Vene okupatsiooni Hersonis. See linn on ainus koht, kus USA väed on kandnud märkimisväärseid kaotusi. Kogu Ida-Ukraina avaratel tasandikel on Ameerika väed jäänud kaitsepositsioonidele, tõrjudes venelaste esialgseid katseid neid tagasi suruda. Nüüd kujuneb rindel välja strateegiline ummikseis, kuna USA ootab oma tulejõu põhiosa saabumist. Õhus aga jätkub sõda. USA väed töötavad ööd ja päeval, et nõrgestada Vene õhutõrjet. Droonide, kaugjuhitavate ründemoona ja F-35 kasutamine aitab vähendada muidu väga suuri kaotusi, samuti ka see, et Venemaal saavad õhutõrjeraketid kiiresti otsa. Türgi lubab USA mereväelaevadel Mustale merele siseneda, mis viib lühikese, kuid ägeda vastasseisuni Vene ja Ameerika merevägede vahel. Venelastel õnnestus uputada 2 Ameerika hävitajat, kaotades selle eest peaaegu kogu oma Musta mere laevastiku, mis on sunnitud jääma sadamasse või tegutsema pideva uputamise ohuga. Need laevad hävitatakse peagi oma kai ääres Ameerika varglennukite poolt. USA merejalaväelased saabuvad Odessasse, et alustada dessandi ettevalmistusi Krimmi. 9. nädal. Ühes ajaloo kiiremas mobilisatsioonis on Ameerika Ühendriigid 2 kuu jooksul saatnud Ukrainasse tohutul hulgal sõjalist tulejõudu. Lahing Ukraina pärast hakkab nüüd tõsiselt pihta. 10. nädal. Vene vägede varustusliine on pidevalt häirinud USA õhu- ja erioperatsioonid. Laskemoon on rindel otsakorral, nagu ka toit, ravimid ja moraal. Venemaa alustas seda sõda liiga väikese logistikapargiga ning pärast sadade veokite hävitamist on nende logistilised võrgustikud nüüd peaaegu täieliku kokkuvarisemise äärel. Vene väed on sunnitud rindel 10 miilide võrra taanduma, kuid mitte sõjalise tegevuse tõttu, vaid sellepärast, et varustusliine tuleb lühendada, et vähendatud transpordivõimekusega üksusi varustada. Riiki on saabunud veel 20 000 Vene sõdurit, kellest enamik on ajateenijad. Need sõdurid on halvasti varustatud ja nende moraal on äärmiselt madal. Rindel on 2 nädalat olnud vaikus, kuid see kõik on peagi muutumas. Tormilises öises rünnakus liiguvad USA väed üle laia rinde Ida-Ukrainas edasi. Öiste operatsioonide kasutamine ajab venelased segadusse, kuna neil ei ole endiselt arvestataval määral öövõitlusvõimekust.
ainult linnades aeglustub pealetung, sest võitlus muutub kvartal kvartali kaupa kulgevaks kurnavaks lahinguks, mis soosib Vene okupante. Rünnak Krimmi jagab Vene väed kaheks, samal ajal kui USA ja Ukraina merealaväelased alustavad dessantoperatsiooni Sevastopoli lähistel. Operatsioon on kulukas. Vene vastupanu on siin tugevam pärast 8 aastat Krimmi okupeerimist, kuid Ameerika soomusvägede kiire edasitung Krimmi lõikab Sevastopoli ülejäänud Venemaast ära. Selle asemel, et linna jõuga vallutada, piiravad USA ja Ukraina väed selle ümber ja lõikavad varustusteed läbi, võimaldades tsiviilisikutel põgeneda humanitaarkoridoride kaudu, hoides samal ajal Vene väed paigal. Välisvarustusest ära lõigatuna jäävad nad lõpuks kas nälga surema või on sunnitud alla andma. USA väed on nädala lõpuks Mariupolis sees ja viimase 2 kuu jooksul on välja õpetatud ja varustatud 100 000 Ukraina sõdurit. Seega seisab Venemaa valiku ees. Tunnistada kaotust Ukrainas ja taanduda oma piiridesse. Jätkata mõttetut okupeeritud alade kaitsmist, mis on määratud läbikukkumisele ja toob suuri kaotusi oma vägedele, või laiendada konflikti tuumarelvade kasutamisega. Tänapäevase kõrbetormi sarnaselt on USA väed ja nende Poola liitlased koos Ukraina kaitsetega vaid nädalatega tagasi võtnud suurema osa Venemaa vallutustest. Otsustavateks teguriteks on parem moraal, väljaõpe, varustus ning asjaolu, et Venemaa pole suutnud oma vägesid nädalate kaupa korralikult varustada. Kuid võit pole tulnud USA-le ja Poolale ilma kaotusteta. Tuhanded on surnud ja haavatud ning lennukikaotused on märkimisväärsed. Õhutõrje ja maapealsete ründerakettide varud on samuti oluliselt vähenenud. Varude täiendamine võtab aastaid ning jätab USA sõjaväe haavatavaks igasuguse Hiina ootamatu agressiooni suhtes Vaikse ookeani piirkonnas. Üks Ameerika suurimaid kaasaegseid nõrkusi on tugeva tööstusliku mobilisatsioonivõime puudumine, mistõttu tuleb kaotusi, rakette ja varustust täiendada aeglases, ent pidevas tempos, mis võtab suurem osa kümnendist. Venemaa on sõjateel ning kui ta Ukrainas edu saavutab, ei pruugi ta seal peatuda. Leedu on EL-i toetusel sulgenud sõjalise ja majandusliku materjali voo Venemaa Kaliningradi enklaavi, mis on vallandanud Venemaa sissetungi ähvarduse vastumeetmena. Teisel pool maailma näitab Hiina oma jõudu, ähvardades Ameerika Ühendriike nende jätkuva Taiwani toetamise pärast. Hirmud 3. maailmasõja ees kasvavad iga päevaga ning Ameerika Ühendriigid võtavad neid väga tõsiselt. Enne kui arutame, kuidas Ameerika Ühendriigid valmistuvad 3. maailmasõjaks, peame kõigepealt teadma, mida nende potentsiaalsed vaenlased teevad. Hiina on juba pikka aega valmistunud vastasseisuks Ameerika Ühendriikidega, püüdes saada maailma domineerivaks suurriigiks. Praegu ei vasta Hiina veel ülemaailmse suurriigi nõuetele, millele vastab hetkel ainult Ameerika Ühendriigid. Kuid oma pead pööritava majandusliku ja sõjalise kasvuga võib Hiina kommunistlik partei vähem kui 10 aasta pärast olla võimeline oma mõjuvõimu kogu maailmas rakendama. Hiina ettevalmistused vastasseisuks läänega hõlmavad Ameerika Ühendriikide tõrjumist maailma tähtsaima majandusjõuna. Samuti on tal kaitsemeetmed omaenda majandushuvide kaitsmiseks majandussõja korral USA-ga. Selle eesmärgi saavutamiseks käivitas ta 2013 aastal Vöö ja tee algatuse. See ülimalt ambitsioonikas plaan hõlmas uute maismaa- ja mereteede rajamist üle kogu maailma, et ühendada Hiina majanduslikult riikidega Euroopast kuni Aafrikani. Selle saavutamiseks pole riik investeerinud ainult omaenda infrastruktuuri, vaid ka kaubandusinfrastruktuuri rajamisse teistesse riikidesse. Siiski on Hiina koostöö vastuvõtvate riikidega enamasti äärmiselt kiskjalik. Nad pakuvad majanduslaene suurte projektide nagu sadamate ja sortimisjaamade ehitamiseks, mis lubavad majanduslikku õitsengut. Kuid nende laenude tingimused nõuavad sageli, et ehitustööd peab tegema Hiina ettevõte, jättes kohalikele vähe töökohti. Võlgade lõksude intressimäärad on sageli nii kõrged, et vaene 3. maailma riik jääb kindlasti makseraskustesse. Makseraskuste korral on karistuste hulgas klauslid, mis annavad Hiinale ainuõiguse ehitatud infrastruktuurile kuni 100 aastaks. See on sisuliselt pehme kolonialismi kaasaegne versioon. Hiina plaan on avaldada suurt mõju kaubavahetusele kogu Aasias, Lähis-Idas ja Aafrikas, asetades end väga tugevasse positsiooni, et dikteerida geopoliitikat oma pidevalt laienevas mõjusfääris. Hiina järgmine ettevalmistus sõjaks USA-ga hõlmab oma haavatavate kaubateede kindlustamist Lõuna-Hiina merel ning piirkonna väga väärtuslike nafta- ja maagaasivarude, samuti alles jäänud rikkalike kalapüügialade kontrollimist. See pingutus algas tehislike saarte ehitamisega 2013 aastal, mis jätkus takistusteta hoolimata Haagi rahvusvahelise kohtu otsusest, mille kohaselt selline saarte ehitamine nende ümber taotletud majandusvööndites oli ebaseaduslik. Välissurve ei suutnud samuti takistada Hiinat naabrite, nagu Vietnami naftavarude nõuete varastamisel ega oma rannikuvalve kasutamisel teiste riikide kaubandus- ja kalalaevastike hirmutamiseks ning nende enda territoriaalvetest välja tõrjumiseks. Need saared on nüüdseks muutunud tugevalt kindlustatud sõjaväebaasideks, mis hõlmavad kaasaegseid raketikaitsesüsteeme, piisavalt pikki lennuradasid kaugpommitajatele ning pidevalt laienevat jälgimisvõrgustikku. Kõik see on suunatud ühele eesmärgile – avastada, jälgida ja hävitada USA merevägi.
Edasised ettevalmistused on hõlmanud 10 uute laevade lisamist Rahvavabastusarmee mereväkke, mis on nüüd ametlikult maailma suurim. Hiljuti võeti kasutusele Hiina teine lennukikandja ning mõne aasta pärast on see lahinguks valmis, suurendades oluliselt Hiina kommunistliku partei mõjuvõimu kõigis tähtsates mere- ja õhuruumides. Venemaa suurenenud agressiivsuse tõttu Euroopas on tõsine mure, et need kaks riiki võivad teha koostööd, et püüda praegust USA juhitud maailmakorda pea peale pöörata. Vaatamata Hiina kasvavatele võimetele ei ole tal siiski jõudu, et USA'd üks-ühele vastasseisus võita ning ta võib loota USA tähelepanu hajutamisele koostöös Venemaaga, sundides Ameerikat valima, kas võidelda Hiinaga Vaikse ookeani piirkonnas või Venemaaga Euroopas. Aastakümneid on Ameerika Ühendriigid hoidnud poliitikat, mille kohaselt neil peab olema piisavalt võimas sõjavägi, et pidada ja võita kaks samaaegset sõda võrdväärsete vastastega. Kuid Hiina kiire tõusuga on see muutunud ametlikult võimatuks ilma USA pankrotti ajamata ning seetõttu on Ameerika olnud sunnitud tunnistama, et ta suudab korraga võita vaid ühe võrdväärse vastase. Küsimus on selles, kuidas USA selleks valmistub, arvestades kasvavat tõenäosust, et Hiina ja Venemaa võivad alustada kolmandat maailmasõda. Esiteks võib olukord Vaikse ookeani piirkonnas tunduda tõsine, kuna Hiinal on arvuliselt ülekaalus merevägi. Kuid tegelik mereväe jõu mõõdupuu ei ole laevade arv, vaid lahingujõu rakettide arv. Need on rakettide arv, mida mõlemad mereväed saavad üksteise vastu kasutada. USA-l on umbes 10 000 raketti, samas kui Hiina mereväel hinnanguliselt 2000. Kuigi need arvud on muutunud ja muutuvad ka edaspidi, kuna Hiina toob kasutusele suuremaid laevu ja mõlema riigi merevägede koosseis muutub, hinnatakse, et aastaks 2030 võib Hiina olla lahingujõu rakettide osas jõudnud kuni 2/3 USA võimekusest. USA esimene kaitseliin Hiina vastu on koht, mis tõenäoliselt saab olema kolmanda maailmasõja epitsenter, Taiwan. See väike demokraatlik saareriik eraldus mandrist pärast seda, kui kommunistid ajasid rahvuslased teise maailmasõja järel välja. Sellest ajast alates on endisest diktatuurist saanud elujõuline demokraatia, mis on keeldunud taas ühinemast ja Hiina kommunistliku partei kontrolli alla panemast. Taiwani kaitsmine ei ole oluline mitte ainult üha teravnevas ülemaailmses vastasseisus autoritaarsuse ja demokraatia vahel, vaid ka väga olulistel poliitilistel ja majanduslikel põhjustel. Esiteks toodab Taiwan umbes 50% maailma pooljuhtidest pärast seda, kui USA ettevõtted lõpetasid kodumaise tootmise kulukuse tõttu. Pooljuhid on olulised iga sinu elus oleva vidina jaoks. Maailmamajandus töötab sõna otseses mõttes nende najal ning neist on saanud sama väärtuslik kaup nagu gaas ja nafta. Hiina ise toodab umbes 25–30% maailma pooljuhtide toodangust. Kui Hiina võtaks Taiwani üle, kontrolliks ta nüüd 3/4 maailma pooljuhtide toodangust. See võimaldaks Hiinal tõhusalt sulgeda iga riigi majanduse, mis temaga ei nõustu, keelates lihtsalt pooljuhtide müügi sellele riigile. See annaks Hiinale uskumatult suure võimu maailma asjade edasiseks kontrollimiseks ja vähendaks lääne võimet tema autoritaarsusele vastu seista. Taiwan on ka poliitiliselt oluline, kuna ta moodustab osa sellest, mida tuntakse esimese saareketina. See on saarte ahel, mis sulatub Jaapanist Filipiinideni ja toimib väga reaalse tõkkena Hiina mõju laienemisele Vaikse ookeani piirkonnas. Kui Hiina võtaks Taiwani üle kontrolli, ei rikuks see mitte ainult hoolikalt korraldatud tõkestamisstrateegiat, vaid võimaldaks Hiinal ka sisuliselt halvata Jaapani vastupanuvõime. Kui Hiina paigutaks lennukeid ja laevu Taiwani lähedale, saaks ta sihtida Jaapani side- ja kaubateid, mis ületavad Vaikse ookeani ning piirata riiki, sundides seda majandusliku nälja ähvardusel alluma. Kui Hiina võtab Taiwani üle, muutub USA kohustuste täitmine Filipiinide ja Jaapani kaitsmisel palju raskemaks, kui mitte võimatuks. Taiwani kaitsmiseks on USA sõlminud mitmeid lepinguid, müües riigile kaasaegseid relvasüsteeme, alates hävituslennukitest kuni õhu- ja raketikaitsesüsteemideni. USA sõjalised nõustajad on aastaid tihedalt koostööd teinud Taiwani kolleegidega, et valmistada riiki ette sissetungiks. Vaatamata Hiina ähvardustele jätkub USA relvade voog Taiwanile takistusteta. Ja hiljuti ütles USA president Joe Biden esimest korda avalikult välja seni tunnistamata tõe Ameerika poliitikas. Ühendriigid tulevad Taiwani kaitsele sissetungi korral. See vihastas Hiinat väga ning Valge Maja pressikorpus kiirustas seda avaldust tagasi võtma. Kuid see, mis näis poliitilise apsuna, oli tõenäoliselt järjekordne intriig, mille eesmärk oli jätkata Ameerika strateegiat, hoida Hiinat teadmatuses selle suhtes, kuidas Ühendriigid võiksid sissetungile reageerida. Kui Hiina ei suuda täpselt ennustada, mida Ameerika teeb juhul, kui ta tungib Taiwani, tekitab see segadust ja kahtlusi Hiina juhtkonnas. Kas Hiina peaks oma majandust ette valmistama ülemaailmsete sanktsioonide laineks, nagu Venemaa sai pärast oma sissetungi Ukrainasse, või peaks Hiina ootama, et Ameerika F-18 täidavad Taiwani taeva ja uputavad nende dessantlaevastikku? Strateegiline ebamäärasus on võimas tööriist ja poliitiline teater on suurepärane viis selle loomiseks. Kuid USA ei plaani Hiinaga sõdida üksi. Selleks on USA aidanud suurendada liitlaste nagu Jaapan ja eriti Austraalia võimekust.
kes hiljuti allkirjastas sõjalise koostöö pakti koos Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigiga. See pakt ei taga mitte ainult julgeolekualast koostööd riikide vahel, vaid aitab ka Austraaliat varustada tuumajõul töötavate rindeallveelaevadega. See valmistab hiinlastele tõsist muret, kes hiljuti üritasid Austraaliat USA-ga suhetest eemale meelitada, kuid see taktika ebaõnnestus. 10 aasta pärast ei pruugi Hiina silmitsi seista ainult USA ja Briti allveelaevadega, vaid ka Austraalia allveelaevadega, mis seab Rahvavabastusarmee mereväe ning elutähtsad merekaubateed veelgi suuremasse ohtu. Hiina impordib suurema osa oma naftast ja gaasist mereteede kaudu ning just seda USA plaanibki sõja korral sihtida, et Hiina majandust lämmatada. Hiljuti taaselustati Jaapani, India, USA ja Austraalia vahelised julgeolekukohtumised pärast pausi president Trumpi ametiajal. Niinimetatud Quad seab eesmärgiks tegeleda ülemaailmsete probleemidega nagu globaalne soojenemine, küberjulgeolek ning vaba ja avatud kaubanduskeskkonna tagamine Vaikse ookeani piirkonnas. See on varjatud vihje Quadi aruteludele selle üle, kuidas kõige paremini toime tulla Hiina laienemisega Lõuna-Vaikse ookeani piirkonnas. Praegu puudub Quadil omavaheline sõjaline kohustus, kuid see võib tulevikus muutuda, kuna president Joe Biden seab Lõuna-Vaikse ookeani ja Hiinale vastuseismise USA jaoks oluliseks prioriteediks. India on ainus Quadis osalev riik, kellel puudub ametlik julgeolekuleppe USA-ga ning ta on ajalooliselt keeldunud sõlmimast julgeolekupartnerlusi ühegi riigiga. Siiski võib see peagi muutuda, kuna pinged India ja Hiina vahel kasvavad ning on selge, et India ei suuda üksi võita sõda ülekaaluka Hiina sõjaväe vastu. India kaasamine Lõuna-Vaikse ookeani julgeolekuliitudesse piiraks Hiinat tõhusalt igast küljest ning mis veelgi olulisem, asetaks liitlaslaevad ja lennukid otse Hiina kaubateedele India ookeanis. Kuid Ameerika Ühendriigid astuvad samuti väga konkreetseid samme, et Hiinale vastu seista. Sõda Hiinaga peetaks merel ja õhus, kusjuures Rahvavabastusarmee ja USA armee vahel oleks väga vähe otsest tegevust. See saab olema laevade ja lennukite sõda, mitte tankide ja suurtükkide oma ning USA valmistub selleks vastavalt. Püüdes valmistuda võimalikuks vastasseisuks Hiinaga õhus, on USA kiirendanud F-35 hankimist ja seadnud 5. põlvkonna hävitajate eskadrillide operatiivse valmisoleku saavutamise peamiseks prioriteediks. Kuid nii merevägi kui ka õhuvägi on väljendanud kahtlusi F-35 praeguse valmisoleku suhtes, mistõttu on mõlemad teenistused täiendanud F-35 tellimusi uuendatud vanemate lennukite tellimustega. Näiteks USA õhuväe jaoks F-15 Eagle ja USA mereväe jaoks F-18 Super Hornet. Hiina rakettide, sealhulgas väga suure ballistiliste rakettide arsenali, mis suudavad sihtida USA laevu kaugel merel, ohule vastamiseks on merevägi samuti alustanud oma laevastikus Aegis-süsteemiga varustatud aluste arvu suurendamist. Alates 2015 aastast alustas merevägi ka tööd selle nimel, et loobuda külma sõja lõpust saadik kasutatud lennukikandipõhisest mereülemvõimu strateegiast. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist nautis USA merevägi ületamatut üleolekut ja täielikku tegutsemisvabadust kõikjal maailmas ning seetõttu anti pealveelaevastikele ülesandeks lihtsalt lennukikandjate kaitsmine. Allveelaevade vastase ja pealveelaevade vastase sõjapidamisoskused olid taandarenenud, kuna mereväe strateegia keskendus täielikult suurtele lennukikandjatele. Nüüd valmistab USA merevägi oma meeskondi taas silmitsi seisma peaaegu võrdsete vastastega laevade vahelistes lahingutes. Allveelaevad on Ameerika teine suurim mereväe vara pärast lennukikandjaid, kuid ometi on need suurem osa maailma jaoks peaaegu täielikult unustatud. Just nii, nagu neile meeldib. Praegu on USA'l 68 allveelaevast koosnev laevastik ning külmasõjaaegseid Los Angelese klassi kiirründe allveelaevu asendatakse uute Virginia klassi allveelaevadega. Viimastel aastatel on investeeringud allveelaevadesse pidurdunud ning hangete plaanid on graafikust maas, kuid Ameerika Ühendriikidel on endiselt märkimisväärne eelis veealuses sõjapidamises, hoolimata sellest, et Hiinal on suurem, kuid vähem arenenud allveelaevastik. Hüperhelikiirusega rakettide valdkond on saanud palju tähelepanu pärast seda, kui teatati, et USA on nende arendamisel nii Venemaast kui ka Hiinast maha jäänud. Siiski on selle tehnoloogia kohta levinud valeinformatsiooni ja segadust, mis on jätnud mulje, justkui oleks Venemaal ja Hiinal selles vallas USA ees märkimisväärne eelis, kuigi tegelikult see nii ei ole. Esiteks on iga ballistiline rakett hüperhelikiirusega ning Hiina hiljutised testid, kus hüperhelikiirusega rakett lendas ümber maailma, ei ole sõjalisest vaatenurgast eriti muljetavaldavad. Tehniliselt võttes ei lisa see lihtsalt mingit uut võimekust, mida varem poleks olnud. Tõeline oht hüperhelikiirusega rakettide puhul tuleneb manööverdamisvõimelistest hüperhelikiirusega rakettidest. Need on raketid, mis suudavad mitte ainult lennata hüperhelikiirusega, vaid ka samal ajal manööverdada, muutes nende vastu kaitsmise erakordselt keeruliseks. Selles valdkonnas on kõik 3 riiki endiselt raskustes. Täielikult töökorras rakettide kasutuselevõtuga, kuid Ameerika Ühendriigid on viimastes katsetes teinud suuri edusamme. Üks valdkond, kus Ameerika Ühendriigid võivad tegelikult maha jääda, on täiustatud kaugmaa õhk-õhk tüüpi rakettide arendamine.
Hiina hävitajate hiljutised fotod näitavad, et Hiina on hakanud kasutusele võtma täiustatud väljaspool visuaalset vaatevälja kasutatavaid rakette, samal ajal kui Ameerika Ühendriigid kasutavad endiselt peamiselt AIM-120 raketti, mis on küll väga võimekas ja lahingutest tõestatud õhk-õhk tüüpi rakett, kuid on siiski tõhus vaid keskmistel kaugustel. Siiski on Pentagoni F-3R programm suunatud Ameerika õhk-õhk tüüpi rakettide võimekuse parandamisele, mitte ainult nende tegevusulatuse märkimisväärse suurendamise kaudu, vaid ka tõhususe tõstmisega elektrooniliselt häiritud keskkonnas. Uue põlvkonna Ameerika raketid saavad kahepoolse andmeside GPS-iga täiustatud inertsiaalmõõteseadmed, laiendatud mittepääsemistsooni, mis suurendab surmavust ning parema võime sihtida sihtmärke suure nurga all lennuki teljest kõrvale. See võimaldab pilootidel tulistada rakette ilma, et nende lennuk oleks otse vaenlase poole suunatud, vähendades seeläbi nende haavatavust. Siiski on USA hävitajate järgmine samm AIM-260, millel on võime tulistada ka väljaspool visuaalset vaatevälja ning mis suudab konkureerida pikema lennuulatusega vastaste rakettidega, tuues samal ajal kaasa AIM-120 tõestatud ja usaldusväärsed tehnoloogiad. Kuid kolmas maailmasõda hõlmab tõenäoliselt ka tegevust Venemaa vastu Euroopas, kuna nii Hiina kui ka Venemaa teevad sellises olukorras tõenäoliselt koostööd. See saab olema pigem võimalusest tingitud partnerlus, mitte vabatahtlik valik, sest riikidevahelised suhted on parimal juhul keerulised ning Venemaa tunneb üha enam rahulolematust oma noorema partneri rolli pärast. Venemaa sissetungiga Ukrainasse on Vene sõjavägi tõestanud end ebakompetentse, korrumpeerunud ja võimetuna pidama kaasaegset 21. sajandi sõda. Vaatamata märkimisväärsele tulejõu ülekaalule on Vene pealetung Ukrainas sisuliselt seiskunud. Ja seda olukorras, kus Vene väed seisavad silmitsi vastasega, kelle võimekus on vaid murdosa USA sõjaväe omast. Lihtsalt öeldes on ainus tõeline oht, mida Venemaa suudab ülemaailmses sõjas esile tuua, nende tuumajõud. Kuna enamik USA armee üksustest ei osale Vaikse ookeani operatsioonides, suudaksid praegused USA maismaajõud Venemaad hõlpsasti ohjeldada, samal ajal kui NATOl oleks puudus olulistest õhuväevahenditest. Need on võimekuse puudujäägid, mida NATO õhuväed suudavad hõlpsasti täita. 4 kuud tagasi oleksime kulutanud veel 10 minutit, et selgitada teile, kuidas USA valmistub Venemaale vastu astuma. Täna, pärast seda, kui oleme näinud, milleks Vene sõjavägi võimeline on, ei pea me ausalt öeldes seda enam tegema. Kuigi võit tuleks teatud hinnaga, saavutaks NATO tõenäoliselt Venemaa relvajõudude üle veenva võidu. Ainus tõeline oht, mida Venemaa kujutaks, oleks esimestel nädalatel, kui suurem osa Ameerika tulejõust on alles Atlandi ookeani taha teel ja valmistub lahinguks. See jätab Balti riigid ja Poola haavatavaks, kuid NATO kiire reageerimise jõudude kasutuselevõtt oleks tõenäoliselt piisav, et aeglustada Venemaa esmast pealetungi ja oluliselt piirata selle edusamme seni, kuni NATO Euroopa partnerid suudavad oma armeed täielikult mobiliseerida. USA strateegia Venemaa agressiooni tõrjumiseks järgmises maailmasõjas põhineb seega Euroopa partnerite ettevalmistamisel, et nad suudaksid omaenda mandrit paremini kaitsta ega oleks nii sõltuvad USA sõjajõududest, kuna konflikt Hiinaga neelab suurema osa USA mere- ja õhuväest. Vaikse ookeani piirkond on see, kus tegelik sõda aset leiab ja pärast oma jahmatavaid kaotusi Ukrainas on ebatõenäoline, et Venemaa sooviks vabatahtlikult NATOga 3. maailmasõjas vastamisi minna. Kui sa elad ühes neist riikidest, siis valmistu hävinguks, sest need paigad saavad 3. maailmasõjas täielikult maatasa tehtud. Kui inimesed mõtlevad 3. maailmasõjale, kujutavad nad ette täiemahulist tuumasõda, kuid tõde on see, et suure tõenäosusega jääb 3. maailmasõda tavarelvastuse tasemele, sest ükski maailma liider ei soovi kogu inimkonnale surmaotsust. See ei tähenda, et tavapärane sõda ei oleks täielikult laastav. Piisab vaid pilgust Ukraina sõjale, mis on laastanud suuri maa-alasid ja muutnud need justkui Mad Maxi postapokalüptilise filmi võttepaigaks. Sellist hävingut ei ole tänapäeva vaatlejad harjunud nägema, peamiselt tänu lääneriikide sõjavägedes kasutatavatele täppisrelvadele, mis on oluliselt vähendanud kaasnevaid kahjustusi. Kui Ukraina sõda on midagi näidanud, siis seda, et lääs kulutab palju ressursse kaasnevate kahjude piiramiseks, kuigi see pole puhas altruism. Täppisrelvad lihtsalt toimivad paremini. Kuid vähem arenenud sõjaväed nagu Ukraina ja Venemaa toetuvad oma eesmärkide saavutamiseks massiivsele tulejõule. Viimasel ajal on Ukraina saanud järjest rohkem täppisrelvi, kuid suurem osa tema kaugmaa tulejõust ja maapealsetest rünnakuvõimetest on endiselt juhitamata. Venemaal oli algselt suurem täppisrelvade varu, kuid neid oli algusest peale vähe ja need muutuvad aina haruldasemaks. Asja teeb hullemaks see, et Venemaa kasutab oma täppisrelvi sihilikult tsiviilsihtmärkide vastu, sest Venemaa jaoks on sõjakuriteod lihtsalt osa sõjast. Ja see ei ole lihtsalt Venemaa laimamine meie poolt. See on sõna otseses mõttes viis, kuidas see riik on varem sõdinud ja püüdnud konflikte võita. Mõlema Tšetšeenia sõja ajal hävitas Venemaa täielikult selle väikese iseseisvuspüüdlustega vabariigi, kasutades massilist suurtükituld, et hävitada visa vastupanuga kaitsjad.
see on sellepärast, et Vene armee on põhimõtteliselt nõrk ega ole võimeline selliseks linnalahinguks, milles näiteks USA armee näitas kõrget taset Iraagi ja Afganistani sõdades. Kehv jõustruktuur, halb või olematu väljaõpe ja kohutav doktriin kokku loovad armee, mis ei suuda võita majast majja peetavaid linnalahinguid, nagu Tšetšeenias, isegi kui nad ületavad vaenlase arvuliselt tohutu ülekaaluga. Venemaa hoolimatu ja valimatu hävitamine ei ole ainult puudujääkide kompenseerimine põhivõitlusoskustes, see on ka osa Venemaa sõjavõidu strateegiast. Tsiviilisikud on Venemaa relvade jaoks õigustatud sihtmärgid, sest surnud tsiviilisikud demoraliseerivad neid, kes on veel elus. Kui lääs teeb ausaid pingutusi tsiviilohvrite piiramise nimel, siis Venemaa tunneb väga hästi massilise tsiviilisikute tapmise terroriseerivat ja demoraliseerivat mõju vastupanu osutavale elanikkonnale. Seepärast sihtis Venemaa haiglaid nii Tšetšeenias kui ka Süürias ning just sellepärast otsustas ta rünnata Ukrainas teatrit, kus varjusid pered, hoolimata sellest, et hoonele oli vene keeles kirjutatud sõna lapsed. Selles rünnakus võis Venemaa hinnanguliselt tappa kuni 600 inimest, kellest paljud olid lapsed. See ei ole aga lihtsalt üksiku piloodi juhtum, nagu näitas Butša massimõrv. Piinamised ja massilised tapmised on lihtsalt viis, kuidas Venemaa sõdib ning Venemaaga seotud rühmitused nagu Wagner ei ole sellest erinevad. Selle aasta märtsis kuulis maailm Wagneri võitleja tunnistust, kes rääkis, kuidas ta tulistas 6-aastaseid lapsi, täites käsku hävitada kõik Ukraina tsiviilisikud, kellega nad kokku puutusid. Kui temalt selle kohta küsiti, ütles ta, et teeks seda uuesti, kui kästakse. Arvestades, et Venemaa võib olla potentsiaalne vastane 3. maailmasõja stsenaariumis, on see väga halb uudis kõigile tema naabritele, kes võivad oodata täpselt samasugust kohtlemist. Venemaa oleks kuritegelikult rumal, kui ta üritaks lähiajal NATO vastu sõda alustada, kuid kuritegelik rumalus pole kunagi olnud takistuseks Venemaa otsuste tegemisel. Kuid realistlikum stsenaarium on see, kus alandatud Venemaa on sunnitud Ukrainast taanduma ja oma haavu lakkuma. Sarnaselt Hitleri Saksamaale sõjaeelsetel aastatel võiks Venemaa oma aega oodata, oma sõjaväge uuesti üles ehitada ja teha seda palju kiiremini kui Saksamaa tollal. Pea meeles, et siiani on NATO keelanud Ukrainal Venemaad otseselt rünnata, mis tähendab, et Venemaa tootmis- ja logistikaahelad on jäänud täiesti puutumata. Oleks lihtne naeruvääristada ja osutuda Venemaa sõjaväe tänasele kehvale sooritusele, jättes tähelepanuta nende potentsiaali homset ohtu kujutada. Lõppude lõpuks on lääs tõestanud, et tal on parem varustus ja parem doktriin ning karmid sanktsioonid on tõhusalt halvanud Venemaa võimekuse kaasaegseid relvi toota. See oleks ohtlik Venemaa poolt läänele endiselt kujutatava ohu alahindamine. Üks õppetund, mille mõlemad pooled sellest konfliktist on saanud, on see, kui meeletu kiirusega kasutatakse kaasaegset sõjatehnikat kahe tööstusriigi vahelises sõjas. Jah, läänel on palju paremad ja võimekamad relvad, kuid neid on ohtlikult vähe ja varud vähenevad iga päevaga. Ühendkuningriigil on 700 kuni 1000 Storm Shadow raketti ning kuigi nad pole avalikustanud, kui palju neist Ukrainasse saadeti, arvatakse, et vähemalt 10% oma varudest on sinna saadetud. Storm Shadow rakett ise on samuti asendamisel kaasaegsema ja kallima variandiga, isegi kui Ühendkuningriigi kaitse-eelarve suudab vaevu inflatsiooniga sammu pidada, hoolimata hiljutistest tõusudest. Lugu muutub veelgi hirmutavamaks, kui mõelda tankidele. See on relv, millest Ukraina sõjas ei saa kumbki pool kunagi küllalt. Suurbritannial on umbes 157 Challenger 2 tanki, nagu kinnitas üks kaitsealane dokument, mis näitas, et suur osa nende masinapargist on varuosadeks lahti võetud. Nagu Storm Shadow raketid uuendatakse ka Challengerit, kuid Ühendkuningriik eeldab, et lisakulude tõttu jääb nende Challengerite koguarv samaks või võib isegi väheneda. Jah, lääne relvad on palju võimekamad, kuid kui isegi keskmise taseme tankitõrjerakett suudab kalli lääne tanki rivist välja lüüa, muutuvad arvud äkitselt väga oluliseks. Seega, kuigi Venemaa ei pruugi lähiajal T-14 tanke kasutusele võtta, polegi tal seda tegelikult vaja, sest isegi T-72 tankid oleksid oma suure hulga tõttu NATO sõjavägedele tõsine vastane. Kuigi NATO on praegu motiveeritud oma valmisolekut oluliselt tõstma, ei pruugi olukord olla sama aasta või 2 pärast, kui Ukraina on täielikult vabastatud ja Venemaa on tagasi oma piiridesse tõrjutud. Europlased on ajalooliselt olnud innukad rahudividende lõikama ja äärmiselt vastumeelsed investeerima oma enda enesekaitsesse. See asetab NATO kõige haavatavamad liikmed otse tulejoonele ja me räägime teist, Läti, Eesti ja Leedu. Balti riigid on ajalooliselt alati olnud äärmiselt haavatavad Venemaa agressiooni suhtes. Ja enne Ukraina sõda kartsid paljud Ameerika sõjalised asjatundjad, et Putin alustab peagi ühes Balti riigis fait accompli rünnakut. Võttes enda kontrolli alla mõned väikesed külad, vallandaks Putini sissetung 5. artikli alusel reageerimise. Aga kas NATO tõesti kuulutaks võimaliku tuumasõja mõne Läti küla pärast? Kuni väga hiljutise ajani olid võimalused selle kasuks, et vastus oleks ei, mis tõenäoliselt lõhestaks allianssi, kuna usaldus 5. artikli vastu kõigub.
Venemaal pole täna enam selliseid illusioone, mis tähendab, et meie hüpoteetilises kolmandas maailmasõjas 10 aasta pärast saadaks Venemaa lahingusse tohutul hulgal vanemaid tanke ja soomukeid, et seista vastamisi mõne tuhandepealise NATO kiirreageerimisjõuga. Pole kunagi olnud eriti realistlik, et NATO suudaks Balti riike edukalt kaitsta, eriti arvestades, et sinna jõudmiseks tuleks neil läbi murda Kaliningradi. Aga Soome liitumine alliansiga tähendab, et NATOl oleks nüüd võimalik koondada piisavalt tulejõudu, et reageerida sissetungile Balti riikidesse enne, kui neist üle joostakse. Vana plaan Balti riigid lihtsalt vabastada võib nüüdseks olla kõrvale heidetud, kuid see tugineb ühele olulisele asjale. NATO peab paigutama märkimisväärse hulga vägesid Soome territooriumile. See on äärmiselt ebatõenäoline, arvestades, et kui riik liitus alliansiga, teatasid USA võimud, et neil ei ole ega tule ka tulevikus plaane NATO kohalolekut Soomes oluliselt suurendada. See oli samm Venemaa rahustamiseks ning on ebatõenäoline, et NATO seisukoht selles küsimuses muutub, isegi siis, kui Venemaal ilmeksid märkimisväärse taasrelvastumise märgid. Kõigist oma tugevustest hoolimata on NATOl üks oluline puudus. See on ratsionaalne osapool, kes püüab heidutada täiesti irratsionaalset ohtu. Venemaa ei ole hull, kuid ta tegutseb irratsionaalselt ja teeb seda meelega. Putin teab, et tal on NATO üle mõjuvõim seni, kuni ta käitub irratsionaalselt, sundides rahvusvahelist allianssi käituma nii-öelda vastutustundlikult. Vastutustundlikel vastustel on aga väga väike heidutusvõime, nagu näitas täielik ettevalmistuse puudumine Venemaa sissetungiks Ukrainasse, isegi hoolimata sellest, et USA lõi häirekella. Seetõttu on väga tõenäoline, et 10 aasta pärast tabab sõda NATO taas täiesti valmistumatult, asetades Balti riigid ja Soome otse massiivse Venemaa soomustehnika ja suurtükiväe sihikule. Kui võtta eeskujuks Ukraina, kogeksid need riigid katastroofilist hävingut. Isegi madalama kvaliteediga relvadega varustatuna suudaks Venemaa ikkagi NATO ettevalmistamata kaitsele hirmu äratava tulejõu osaks teha. Kõigile meeldib meenutada USA tõeliselt ühepoolset võitu Iraagi üle nii kõrbetormi operatsioonis kui ka teise sissetungi ajal. Aga mida kõik unustavad on see, et Ameerikal oli mitu kuud aega selleks tegevuseks valmistuda. Vene sissetung võib tulla peaaegu ilma igasuguse ettehoiatuseta ning kui pole piisavalt vägesid, et Vene horde vastu seista, pole vahet, kui täpsed või tõhusad on lääne relvad. Võitlus põhjustaks põgenikekriisi Balti riikides ja tõenäoliselt isegi Soomes. See muudaks NATO reageerimise veelgi keerulisemaks, sest Venemaa oskab põgenikke väga hästi relvana kasutada. Venemaa tegi seda Süürias, uputades Euroopa meelega põgenikega ja suunates neid mässuliste kontrollitavatele aladele, et küivata segadust ja kaost. Kuna inimelu on nii odav, annaks Venemaa põgenike hordidele vaid ühe valiku: põgeneda lähenevate venelaste eest, kes tapavad tsiviilisikuid meelega. Samal ajal peaksid vähemuses olevad NATO väed lisaks sõjalisele vastutegevusele koordineerima ka evakuatsiooni, mis muudaks olukorra maapealsete kaitsjate jaoks veelgi hullemaks. Paratamatult saabuks abi ja Venemaal pole tegelikult mingit võimalust ühendatud NATO vägede vastu, kuid häving, mida ta suudaks konflikti algfaasist põhjustada, oleks tõeliselt tohutu. Ja seda ilma tuumarelvade kasutamiseta, millel oleks nii ülemaailmne mõju, et nende arutamine selles videos oleks suuresti mõttetu. Teemat vahetades on Vaikse ookeani piirkond tegelikult kõige tõenäolisem koht, kus kolmas maailmasõda võiks alata. Kuigi Venemaa on märkimisväärne oht, on äärmiselt ebatõenäoline, et pärast sõja kaotamist Ukrainas suudab ta jääda poliitiliselt ühtseks või olla piisavalt motiveeritud, et NATOle kätte maksta õiget hetke oodates. Hiina on seevastu täna sõjaks valmis. Kui me mõtleme sõjale Vaikse ookeani piirkonnas, siis on 2 ilmset pingekollet: Korea demilitariseeritud tsoon ja Taiwan. Nendest 2 on Taiwan palju tõenäolisem järgmise ülemaailmse konflikti vallandaja kui Põhja-Korea sissetung lõunasse. Kuigi Põhja-Korea armastab hoobelda, on tõde see, et nad ei ole tegelikkuse suhtes rumalad. Nad ei seisa silmitsi mitte ainult USA sõjalise jõuga, vaid ka Lõuna-Korea ise on tugevalt militariseeritud ning sellel on äärmiselt võimekas sõjavägi. Nad ei pruugi Põhja-Korea arvulisele ülekaalule vastu saada, kuid nende tehnoloogiline eelis on piisavalt märkimisväärne, et seda tasakaalustada. Taiwan on kõige tõenäolisem sõjalise konflikti puhkekoht lihtsalt seetõttu, et Hiina on meid sellest faktist hoiatanud. Hiina jaoks ei ole taasühinemine Taiwaniga mitte ainult uhkuse küsimus, vaid ka Hiina kommunistliku partei ellujäämise küsimus, kuna selle legitiimsus võib sõltuda lahkulöönud provintsi taasliitmisest. President Xi Jinping on selgelt öelnud, et Taiwan taasühendatakse mandriga, isegi kui ta peab selleks kasutama jõudu. Ja Hiina sõjavägi on selleks juba ammu valmistunud. Kuna Taiwani kaitseb Ameerika Ühendriigid, mis hiljuti loobus saare kaitsmise suhtes strateegilisest ebamäärasusest, teab Hiina, et tal tuleb vastamisi minna maailma kõige võimsama sõjalise jõuga. Strateegia, mille eesmärk on takistada USA ligipääsu Lõuna-Vaikse ookeani piirkonnale, on aga Hiina võidutaktika ja see võibki töötada. Igal juhul saab Taiwan rängalt pihta. Hiina võib olla eetilisem tegutseja kui Venemaa sõja pidamisel, kuid tegelikult me ei tea seda. Viimane sõda, mida riik pidas, oli Vietnami vastu 1979 aastal ning see oli vaid lühiajaline kokkupõrge.
Me teame, et riik on näiliselt investeerinud palju rohkem täppisrelvadesse kui Venemaa. Ning alati on ka see fakt, et tehniliselt on taivaanlased samuti hiinlased, mis võiks loodetavasti piirata Hiina äärmuslaste genotsiidi kalduvusi. Samas rääkisid venelased sageli, et ukrainlased on nende vennad, kuid see ei takistanud neid tänaval lapsi tulistamast. Geograafia on aga tihti julm ning kuigi see on Taiwani suurim vara, tagab see ka selle, et tsiviilohvrid saavad olema kohutavalt suured. Taiwan on mägine saar ning selle linnad on äärmiselt tihedalt asustatud. See muudab selle täielikuks õudusunenäoks Hiina sissetungijale, kes on paratamatult sunnitud toetuma ulatuslikele maapealsetele rünnakutele, et kindlustatud kaitsjate vastu edu saavutada. Ja kui võitlus algab, ei ole Taiwani elanikkonnal kuhugi põgeneda. See sama tugevus, mis teeb Taiwani vallutamise nii raskeks, töötab tema kahjuks, kui on vaja tsiviilelanike turvalisusesse viia. Isegi võimas USA merevägi vajab tõenäoliselt nädalaid, kui mitte kuid, et saaks Taiwani rannikulähistel ohutult tegutseda, sundides Taiwani tsiviilelanike võitlust üle elama ilma päästeta pool aastat või kauemgi. On võimalik, et Hiina võiks nõustuda avama humanitaarkoridore, võimaldades Taiwani tsiviilelanikel põgeneda Lõuna-Koreasse, Jaapanisse või isegi USA-sse. See oleks ju ka tema enda huvides. Tsiviilohvrite arvu piiramine aitab Hiina rahvusvahelist mainet parandada pärast seda, kui teda on tembeldatud agressiivseks sissetungijaks ning muudab ka tema vägede tegutsemise lihtsamaks. Siiski oleks Venemaa võinud samu eeliseid ära kasutada, kuid ta otsustas ikkagi avada tuli evakueeruvate tsiviilisikute pihta, kasutades humanitaarkoridoride lubadust selleks, et suunata tsiviilisikud tapmistsooni. Seistes silmitsi tohutute kaotustega Taiwani sissetungi käigus ei saa lihtsalt ette ennustada, milleks pettunud Hiina sõjavägi võimeline võib olla, eriti kui puudub varasem kogemus, mida uurida. Aga Taiwan ei ole ainus koht, mis kannatab Vaikse ookeani sõja tõttu. Filipiinid ja Jaapan on mõlemad tugevad USA liitlased ning kohad, kust liitlaste vastus Taiwani sissetungile korraldataks. See asetab nad kindlad Hiina kaugmaa raketirünnakute ja eriüksuste diversantide sihikule. Esimene neist on suurim oht, kuna Hiinal on umbes 1500 kaugmaa raketi, mida ta võiks kasutada lennuväljade ja sõjaliste rajatiste ründamiseks nendes riikides. Tegelikult arvestavad USA ja tema liitlased sellega. Paratamatult põhjustavad need rünnakud märkimisväärset kaudset kahju ning sõja edenedes võiks Hiina võtta riski võidu nimel. Hiina peamine mure Vaikse ookeani piirkonnas on Ameerika Ühendriigid. Kuigi Jaapani ja Lõuna-Korea sõjaväed on muljetavaldavad, ei suuda nad üksi Hiina relvajõududele vastu saada. Ja nii Lõuna-Koreal kui ka Jaapanil puudub võimekus Hiinat tõeliselt ohustada mujal kui vaid omaenda rannikuvetes. Kuid koostöös Ameerika Ühendriikidega muutuvad mõlemad riigid ootamatult oluliseks ohuks. Kuid suurim oht tuleneb USA sõjalistest ressurssidest, mis asuvad nende territooriumil. Kui sõda läheb halvasti, võiks Hiina riskida ja loota, et kui ta hakkab ründama Filipiinide, Jaapani ja Lõuna-Korea tsiviilisikuid, siis need riigid tõmbavad oma toetuse USA-l tagasi, võttes Ameerikalt ära suurima eelise selles piirkonnas, sõbralike sadamate ja lennuväljade kasutamise võimaluse. See võib motiveerida Hiinat sihilikult ründama tsiviilelanikkonda, põhjustades võimalikult palju kõrvalkahju. Nii palju kui võimalik, tehes samal ajal selgeks, et Hiina jätkab seda terrorikampaaniat seni, kuni USA väed ole enam kohal. Võttes eeskuju Venemaa taktikast, võiks Hiina kasutada sõjakuritegusid sõja võitmise strateegiana. Kui palju hukkunud tsiviilisikuid oleks vaja, et Filipiinid kuulutaksid end neutraalseks ja keelaksid USA-l oma territooriumi lähistel tegutseda? Eriti Lõuna-Korea võiks sõja korral märkimisväärselt kannatada, sest Hiinal on igas vastasseisus USA-ga üks suur trumbikaar varuks – Põhja-Korea. Praegu on Lõuna-Koreas umbes 50 000 USA sõdurit, kes on seal Põhja-Korea heidutamiseks. Kuigi Korea Vabariik on väga võimekas sõjaline jõud, on USA lepinguliselt kohustatud seda kaitsma ning on kahtlusi, kui edukas oleks ROK-i armee üksi Põhja vastu. Õhu- ja mereväe prioriteetide seadmine viimastel aastatel on tähendanud, et maavägi on saanud märkimisväärseid eelarve- ja personalikärpeid. Ja ükski lennukite või laevade arv ei suuda pidada vastu miljonimehelisele Põhja-Korea armeele, eriti kui Lõuna-Koreal on vaid 500 000 tegevteenistuses sõdurit, mis on poole vähem kui Põhjas. Hiina võiks kasutada Korea poolsaarel puhkevat konflikti ära, et kulutada Ameerika ja Jaapani ressursse ning see oleks nende suurim huvi. Lõuna-Korea jaoks oleks see laastav. Tuhanded Põhja-Korea suurtükid on kõik ulatuses, et tulistada Souli ja selle eeslinnu, muutes ühe maailma kõige rahvarohkema linna hiiglaslikuks sihtmärgiks. Häving oleks tõeliselt tohutu. Mõned hinnangud paigutavad esialgse tulelaviini sadade mürskudeni minutis, mis aja jooksul väheneks Lõuna-Korea tugeva vastutule tõttu. Kuid tõenäoliselt kasutab Põhja-Korea mitmeid trikke, et sihilikult rünnata Lõuna-Korea elanikkonda ja selle taristut. Kimi režiim on selgelt öelnud, et tsiviilisikud oleksid sõja korral õigustatud sihtmärgid ning poolsaarel puhkevale sõjale eelneksid kahtlemata arvukad keemilise, bioloogilise ja võib-olla isegi tuumaterrorirünnakud Lõuna-Koreas.
Kui olete meie kanalit jälginud, olete näinud arvukaid viise, kuidas oleme neid rünnakuid dramatiseerinud oma väljamõeldud Korea sõja stsenaariumides. Ja need dramatiseeringud põhinevad tegelikel prognoositud ohtudel, mida USA sõjavägi Põhja-Korealt ootab. Tuumaterrorismi aktid oleksid Põhja-Korea jaoks kindlam viis oma väikese tuumarelvastuse kasutamiseks. Kuna USA, Lõuna-Korea ja Jaapani ballistiliste rakettide tõrjesüsteemid on täielikult valmis Põhja-Korea raketirünnakut tõrjuma, oleks palju tõhusam tuua tuumarelvad salaja Lõuna-Koreasse ja need otse sihtmärkidel plahvatada. Need sihtmärgid oleksid tõenäoliselt Lõuna-Korea 5 kõige olulisemat sadamat: Busan, Incheon, Donghae, Masan ja Gunsan. Nende sulgemine ja kiiritamine halvaks Ameerika Ühendriikide võimalused kiiresti vägesid juurde tuua, sundides neid rajama ajutisi sadamarajatisi mujale. See peataks ka Lõuna-Korea kaubanduse, põhjustades katastroofilist kahju nii majandusele kui ka inimestele, kes sõltuvad välismaistest toiduainete importidest. Toit ja nafta on Lõuna-Korea suurimad nõrkused, kuna riik sõltub mõlema impordist. Lõuna-Korea on üks maailma kõige vähem toiduga kindlustatud riike, omades arenenud riikide seas üht madalaimat toiduga isevarustatuse määra. 2020 aastal oli Lõuna-Korea teraviljaga isevarustatuse määr vaid 19,3%. Kõige olulisemate toiduainete isevarustatuse määrad olid nii madalad, et valitsus algatas 2021 aastal erilise plaani, et lahendada riigi toidujulgeolekukriis. Lõuna-Korea suuremate sadamate sulgemine jätaks Korea elanikkonna ilma toidust ja naftast, mida neil on vaja majanduse käigus hoidmiseks, põhjustades märkimisväärset kannatust ja isegi näljahäda. Kui sadamarajatised on kiiritatud, võib ülemaailmse toiduabi saabumiseni kuluda nädalaid. Selleks ajaks võivad 10 000 olla juba ainuüksi nälga surnud. Ja selle kõige saavutamiseks peaks Põhja-Korea lihtsalt smugeldama mitu tuumaseadet kalalaevadele ja need lihtsalt sadamasse tooma. Järgmisena tuleksid aga bioloogilised ja keemilised rünnakud, mida Põhja-Korea tõenäoliselt Lõuna-Korea tsiviilelanike vastu korraldab. See hõlmaks aktiivset pommitamist lahingute ajal, aga ka ennetavaid lööke enne, kui vaenutegevus ametlikult välja kuulutatakse. Põhja-Korea eriüksused ja spioonid võiksid hõlpsasti smugeldada erinevaid aineid Lõuna-Koreasse ja levitada neid Lõuna-Korea kõige tihedamates transpordisõlmedes. Raudteereiside laialdane kasutamine muudab elanikkonna äärmiselt haavatavaks bioloogilise rünnaku suhtes ning täpselt valitud rünnakud õigetes jaamades võiksid viia bioloogilise aine otse kõigi Lõuna-Korea suurimate linnade südamesse. Sealt edasi kannaksid lahingute eest põgenevad põgenikud haiguse endaga lõuna poole, põhjustades teise kriisi. Nüüd mine vaata meie menukat ilukirjanduslikku sarja "Ma jäin ellu 100 päeva tuumasõjas" või klõpsa sellel teisel videol.